Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Eetris on Objektiivi raadiosaade ning mikrofonide juures on, nagu tavaliselt, Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus! Tere, head kuulajad! 12. märtsil möödus 5 aastat koroonapiirangute kehtestamisest, millele järgnes aasta hiljem riiklik vaktsineerimissund. Euroopa Liit ja teiste hulgas ka Eesti ostsid kokku kümnete ja sadade miljardite maksuraha eest vaktsiine, mida hakati seejärel siis sundkorras rahvale peale suruma. Koroonahüsteeriale järgnes aga Ukraina sõda, mis tõi kaasa sadade miljonite eest Eesti maksumaksjate toel abipakette Ukrainale ehk teatavas mõttes relvatööstusele ning samal ajal on jätkunud rohepöörde ideoloogia peale surumine, mille raames suunatakse miljardeid maksumaksjate raha tuuleturbiini ärimeestele. Läbi on käinud ka summa 2,6 miljardit ehk 2600 miljonit Eesti rahva maksuraha. Kuigi ilmselt on plaanitav lõppsumma natukene veelgi suurem. Samal ajal käib ka Rail Balticu nimelise monstrumi ehitamine tänaseks juba ilma suurema kärata. Ühise nimetajana kõikidele nendele projektidele on aga riigi vägivalla monopoli toel rahvalt karistuse ähvardusel ära võetud maksuraha kantimine väga kitsaste huvigruppide, firmade või valitsusega otseses seoses olevate ärimeeste kaukasse. Riik on iseseisvast ja Eesti rahva huvide eest seisvast moodustisest muutunud röövlijõuguks, mis töötab rahva elulistele huvidele otseselt vastu. Nendest teemadest täna selles saates räägime lähemalt. Veiko, sina oled hiljuti ka kirjutanud sellest teemast Objektiivi. Jaa, mind saatis tegelikult või ärgitas seda kirjutama kirikuisa Augustiinuse ehk siis Püha Augustiinuse mõtteavaldus tema raamatus või teoses Jumala riigist, De Civitate Dei, kus ta siis esitab sellise küsimuse, et mis muud on riigid lahus õiglusest kui vaid suured röövlijõugud. Pole ju ka röövlijõugud midagi muud kui väikesed riigid. Ka seal on tegemist inimeste rühmaga, keda juhitakse ülema meelevallaga, kes on seotud omavahelise lepinguga ning kes jagab kindla kokkuleppe alusel saaki. Tsitaadi lõpp. Nii et siis Püha Augustiinus võrdleb riike röövlijõukudega. Ja see, mis eristab riiki röövlijõugust, mis siis riisub kokku saaki ja jagab seda kindla kokkuleppe alusel, see on siis Augustiinuse järgi õigluse taotlus. Riigid on moodustatud selleks, et tagada õiglust ühiskonnas, teatud printsiipide püsimist ühise elukorralduse alusena. Seda aspekti nüüd röövlijõukudel või tänapäevaselt öeldes maffiajõukudel ei ole, kuigi seal on mingi oma kurjategijate aukoodeks, aga see ei puuduta kindlasti mitte röövitavaid. Kuid muus osas on see skeem ju tegelikult väga sarnane. Ja ma toon selle tsitaadi välja just nimelt sellepärast, et kui me mõtleme viimaste aastate või isegi 10 aasta peale nii Euroopa Liidu ajaloos kui ka meie enda Eesti riigi ajaloos, siis me näeme, kuidas üksteise järel on tulnud need erinevad sellised algatused ja mõttevälgatused, mida siis on hakatud ka ellu viima. Nagu sa juba nimetasid, rohepööre, mis siis tähendab ju tegelikult või kujutab endast tohutute summade, miljardite, sadade miljardite, kui me räägime Euroopa plaanis, kantimist teatud kitsale ettevõtjate ringile, tuuliku ärimeestele või tuulemöldritele, nagu neid nimetatakse, ja seal võib-olla veel kellelegi, kes siis saavad nendest Euroopa Liidu poolt kehtestatud regulatsioonidest kasu. Loomulikult sellega ju kaasnevad kõrgemad energiahinnad, sest kui me siin Eestis oleme olnud viimastel aastatel
igaüks meist on kindlasti valusalt puudutatud kõrgetest elektriarvetest, siis meile öeldakse, et seda elektri hinda riik ju madalamaks ei saa, seal taga on tegelikult juba Euroopa Liidu poolt paika pandud reeglid, Eestil oleks ju oma suhteliselt odav põlevkivi energia olemas, aga see on tehtud kunstlikult kalliks, kuna see läheb vastuollu sellise kliima muutmise ja päästmise ideoloogiaga, ja selle tõttu on sunnitud siis tavatarbija, tavainimene maksma kõrgemat elektri hinda. Ja nüüd siis see plaan, mida sa ka nimetasid, maksta tuulikuärimeestele või tuuleärimeestele 2,6 miljardit tarbija taskust subsiidiume, sest see äri ei ole kasumlik, kui seda ei toetata ja sealt siis see skeem, et see on selline kõige pesuehtsam röövliskeem, eks ole, et jalutad ilusal pärastlõunal või õhtupoolikul kas Liina tänaval või kusagil pargis ja sinu juurde astuvad võõrad meesterahvad ja võtavad sinult sinu rahakotti ja sinu mobiiltelefoni ja muud isiklikud asjad, väärisesemed enda kätte ja ütlevad, et see nüüd on maks selle eest, et sa siin vabalt saad õhku hingata ja ilusas, kaunis looduslikus kohas jalutada. Ja peale on tulnud muidugi nüüd see sõjatemaatika, relvastumiskampaania ja relvastumispaanika ja kõigi nende teemade juures on nagu ühine nimetaja see, et avalik võim, kes siis seda maksuraha kokku korjab ja kindla kokkuleppe alusel seda saaki jagama hakkab, täpselt nii nagu röövlijõugud seda teevad, nad omavahel siis jagatakse ära rahva maksutulu ja pannakse sinna, kus siis ise seda tahetakse kasutada ja näha. Et kui avalik võim seda teeb, siis ta ju tegelikult on, see esimene asi ongi see, et ta on irdunud demokraatlikust vastutusest oma valijate ees. Et see on nagu esimene tunnus, et mida kaugemale võim liigub valijatest, seda vähem ta vastutab valijate eest ja seda enam on tal võimalik käituda sellel viisil, et ta saab ignoreerida valijate soove ja valijate tahet. Euroopa Liit on selles mõttes, me oleme ammu rääkinud ju sellest, et Euroopa Liit kujutab endast sellist, ebademokraatlikku konglomeraati, kus on vastutus hägustatud, laiali jaotatud erinevate organite vahel, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, mingisugused muud nõukogud ja asutused, mis sinna kuuluvad, otseselt ju neid kedagi ei valita, need kuidagi kaudselt delegeeritakse, võib-olla Europarlamendi saadikud välja arvatud, eks ole, et see nagu hägustab seda vastutust valijate eest ja teeb mugavaks kehtestada pärast võimule saades selliseid poliitikaid, mida ei ole küsitud, mille puhul ei ole küsitud valijate mandaati. Aga me näeme, et nüüd on juba ka rahvusriigi tasandil see nii, nagu Eesti puhul, eks ole, et 2023. aasta märtsis tulid võimule need jõud hoopis teistsuguse jutu ja teistsuguste lubadustega kui see, mida nad hakkasid kohe pärast valimisi ellu viima. Ja nüüd me oleme olukorras, kus me ei saa neist lahti ka, et valitsuse toetus on seal 18% umbes ühiskonnast ja ikka nad kavatsevad 2 aastat veel edasi valitseda rõõmsalt, ilma et nad peaksid valijate käest üldse midagi küsima. Ja nüüd teine oluline aspekt, mida ma ka praegu tooksin välja, on see, et kui esimene oli siis demokraatia hägustumine, mis siis annab nagu võimudele, avalikule võimule võimaluse selliseid projekte hakata ellu viima ja selliseid riisumiskeeme viljelema, siis teine, mis neil on hästi vajalik oma tegevuse põhjendamiseks ja õigustamiseks ja hõlbustamiseks, see on siis inimeste hirmutamine teatud asjadega, mis siis nagu õigustaks võimu sellele hirmule vastama, reageerima ja siis nii-öelda rahvast rahustavat poliitikat ajama hakkama. Et koroona ajal oli selleks muidugi hirm surma ees,
tundmatu viiruse, tundmatu raskesti kulgeva haiguse eest, mis siis andis võimaluse tuua turule siis nii-öelda vaktsiinid, et hakata neid siis, need osteti ju kõik maksumaksja raha eest ja hakata siis inimestesse manustama seda kaitsetööstusesse suurte summade suunamine, seda saab põhjendada Venemaa hirmuga, mis on tegelikult vaata et veel suurem, veel põhimõttelisem hirm, vähemasti siin Baltikumis. Rohepööre on võib-olla selles mõttes natukene meie jaoks võib-olla nõrgemalt põhjendatud, aga Lääne-Euroopas või Põhja-Euroopas on ta ka ikkagi väga suur oluline tegur, eks ole, selline hirm selle ees, et kliima muutub, et planeet muutub elamiskõlbmatuks. Et see on olnud Greta Thunbergi ja teiste taoliste aktivistide selline põhiline nupp, kuhu nad on vajutanud, et kütta üles eriti just nooremates põlvkondades seda hirmu tuleviku ees ja see siis nagu võimaldab avalikul võimul, kohalikel riikidel ja ka Euroopa Liidul võtta vastu selliseid otsuseid, mille abil kanditakse tegelikult see rahvalt kokku riisutud maksuraha teatud kindlatesse kanalitesse ja see nüüd on veel omaette küsimus, et kuhu see raha sealt edasi liigub ja mida selle rahaga tehakse ja kes kõik sellest nii-öelda kokkuleppest kasu lõikavad. Kahtlemata demokraatia defitsiit on siin üheks koondnimetajaks ja hirm on teiseks, et demokraatia defitsiidist rääkides siis tasub ikka mainida seda, et meie enda erakonnad, kes siin hiljuti paar aastat tagasi võimule valiti, liberaalsed erakonnad, Eesti 200, Reform ja sotsialistid samuti, kes võimule said, nüüd on nad sealt valitsusest siis tagandatud hetkeks poliittehnoloogilistel põhjustel. Aga need erakonnad, ma ei mäleta, et nad oleksid selgelt adresseerinud seda, mida nad üleüldse kavatsevad teha, et siin ei käinud ju läbi vähimalgi määral seda juttu sellest, et kavatsetakse 2600 miljonit Eesti rahva maksuraha anda tuuleturbiini ärimeestele või et sadu ja sadu miljoneid koos kõvasti juba üle miljardi ilmselt Eesti rahva raha suunata niinimetatud Ukraina aitamisse ehk tegelikult rahvusvaheliste relvakorporatsioonide kaukasse. Nii nagu ei räägitud enne seda olukorda loomulikult, mis puudutas koroonahüsteeriat, et kavatsetakse üleüldse hankida sadade miljonite eest vaktsiine sellisel viisil, et need oleksid põhimõtteliselt nii palju, et vaid vaktsineerida kogu Eesti riik kuni väikesest sülelapsest kuni raugani välja 3 või 4 korda, kui palju see oli siis seal arvestatud enam-vähem. Loomulikult seda ei suudetud läbi viia õnneks ja see tõi kaasa tohutu rahalise kao. Need vaktsiinid vananesid ja need tuli ära hävitada Ravimiameti ladudes. Aga see demokraatia probleem on väga selge, et meil inimesed annavad demokraatlikel valimistel niivõrd, kuivõrd nad demokraatlikud on, kui me räägime siin e-hääletusest ja siia me praegu pikalt püsima ei jää, me oleme sellest teemast ka siin nendes saadetes rääkinud nii mõnigi kord, aga siiski annavad valimistel hääle poliitilistele jõududele ja justkui nagu vaikimisi kiidavad heaks sellised otsused. Aga erakonnad ise ei vaevu vähimalgi määral rääkima sellest, et millised on need konkreetsed otsused, mida siis kavatsetakse teha. Siin alles hiljuti tulid välja teineteist leidnud opositsioonierakonnad nagu Isamaa ja sotsialistid, kes käisid koos ERR-i eetris ja rääkisid sellest, et kaitsekulud tuleb kohe tõsta 6, võib-olla isegi 7% SKP-st. Ehk siis teiste sõnadega miljardeid läheks veel rohkem kaitsekuludesse Eesti Vabariigis. Ja nüüd on siis Eesti Vabariigis alustatud sellist, kes on kõige suurem isamaalane võidujooksu sellega, et kes lubab kõige rohkem
raha kaitsekuludesse. Reinsalu ja Läänemets siis hindavad, et kohe võiks olla 6, võib-olla isegi 7% SKP-st kaitsekuludesse. No mida see tähendab reaalselt kaitsekuludesse? Mõned miljardid Eesti rahva maksuraha rohkem. Tähendab seda, et esiteks viiakse parimal juhul kogu selle kantimisprotsessi juures, et see raha jääb vähemalt Eestisse, parimal juhul Eesti enda sõjatööstusse, siin Milremi ja teistesse firmadesse, aga suuremalt viiakse see loomulikult välja rahvusvahelise sõjatööstuses juurde. Rheinmetall ja paljud teised rahvusvahelised ettevõtted, mis Euroopa Liidu praegusest 800 miljardilisest väidetavast kaitsepaketist Venemaa vastu on nende aktsiad tõusnud juba märkimisväärselt. Sama täppi pealt sama identne lugu nagu koroona ajal Pfizeri ja teiste hiidfirmadega, kes riikidele vaktsiine müüsid ja mille lepingud muuseas tänini on salastatud riikidega. Nii et me ei tea, mis nendes lepingutes tegelikult kirjas on. Nii et siin paistab jällegi välja see sama skeem. Ehk siis teiste sõnadega, et kui me nüüd tõstame seda Eesti kaitsekulutust 6 või 7% SKP-st, siis esiteks loomulikult ma ei mäleta, et 2 aastat tagasi vähimalgi määral keegi oleks küsinud demokraatlikku mandaati. Ometi see tähendab seda, et rahvalt võetakse ära veel miljardite võrra rohkem raha. Ja mida see kõik tähendab? See tähendab seda, et maksud peavad ju tõusma ja siin juba räägitakse pensionite alandamisest, juba räägitakse sellest, et nii-öelda see riigikaitsemaks on tulnud, et jääda, seda ilmselt kavatsetakse tõsta. Et kuigi meil siin räägivad inimesed suure suuga parempoolsest poliitikast, siis parempoolse poliitika juurde kuulub see, et makse langetatakse, aga nüüd siis parempoolse poliitika äkitselt üles leidnud 2 valitsuserakonda, Reformierakond ja E200, kes on 2 aastat tegelenud padu vasakpoolse maksupoliitikaga. Kui nad tahavad midagi sellist teha, et 6 või 7% tõsta, nii nagu opositsioonierakonnad siin räägivad, alustame siis kas või sellest 5%, mis on hiljuti võetud eesmärgiks, siis see tähendab veel lisamakse, ehk siis veel vasakpoolsemat majanduspoliitikat. Seda inimesed justkui sellest aru ei saa, et need asjad, nendel on hinnalipik küljes, nendel lubadustel, sellel heal jutul, mida räägitakse. Olgu selleks Isamaa ja sotsiaaldemokraatide juhtpoliitikud Reinsalu ja Läänemets või valitsuspoliitikud, kes tahavad 3,millaltki% tõsta seda siis kaitsekulutusi 5%. Nendel on hinnalipik käes, et teie, head inimesed, peate maksma selle eest. Teile pannakse veel rohkem makse peale. Ettevõtjad, kes juba praegu oigavad ja ei näe valgust tunneli lõpus, nendel võetakse see viimanegi valgus ära. Ja inimesed ja Eesti nii-öelda tervik majandusruumi hakatakse kokku pakkima vaikselt. See asi tuleb hinnalipikuga. Nii et see on nagu üks mida siin rääkida. Aga teine tasand on kahtlemata üks 3. printsiip, mida ma nendele 2 aspektile lisaksin, mida sa juba mainisid, ehk siis demokraatia, eemaldumine demokraatlikest printsiipidest ja hirmu foon. See on nüüd omaette teema, mida võiks veel pikalt kommenteerida, et täiesti kirjutan alla. See on igasuguse otsese ühiskondliku mõjutamise üks peamiseid viise, kuidas seda tehakse, ehk siis teiste sõnadega luuakse emotsionaalne foon, et inimesed ei mõtleks, see hirm on üks kõige parimaid emotsioone üleüldse riikidele ja stratkommidele ja mõjutustegevusele, et inimesi mõjutada endale sobivasse suunda ja sängi. Aga 3. aspekt, mille ma välja tooksin, oleks iseseisvuse kadu. Et kõike seda tegelikult võimaldab sellist lausröövimist teostada Eesti ühiskonnas, Eesti riigi juhtide poolt,
see, et nad ei ole tegelikult iseseisvad riigijuhid, vaid nad täidavad asevalitseja ülesandeid. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui me vaatame seda, et kust need tervikriisumiskeemid tulevad, eks need tulevad ju ikkagi kuskilt mujalt. Mõtleme nüüd seda koroonahüsteeriat, mis tuli. No see oli selline kõige laiemalt võttes üle-euroopaline suund, mis võeti, et osteti neid koroonavaktsiine sadade miljarditega ja Eesti tegi ka ühishanke Euroopaga, mitte ei läinud iseseisva hankimise teed, valides välja seda, et kui palju ta siis reaalselt vajab neid või ei vaja. Ja rääkimata kogu sellest pandeemia struktuurist, mis oli paljuski WHO üleilmse ja riikideülese organisatsiooni poolt orkestreeritud, see reaktsioon kinnipanemiste ja vaktsiinikampaaniate ja vaktsiinipassidega. Kui me räägime siin rahvusvahelisest sõjatööstusest ja sellest kaitsekulutuste tõstmisest, siis siin jällegi, siin ei ole mitte midagi pistmist Eesti riigi iseseisva otsusega, vaid see on nüüd, me näeme üle-euroopaline paanika, mida Trumpi ja Putini vaheliste läbirääkimiste raames, millega Euroopa üritab seda takistada ja tuua välja omaenda positsiooni, ehk siis hakata enam-vähem teostama võidurelvastumist Venemaaga. 800 miljardit on lubatud ja välja käidud summa, millega siis Euroopa hakkab omaenda sõjatööstust kuidagi doteerima. Ja kus see 800 miljardit tuleb? Mis summa see on? See on loomulikult ei kuskilt mujalt kui maksumaksjate taskust, kaasa arvatud Eesti maksumaksjate taskust. Et seda, mida nüüd räägivad näiteks meile Reinsalu ja Läänemets siin kaitsekulutusi 6-7% tõsta lubades ja soovides, siis see ei ole jällegi iseseisva riigijuhi või riigimehe jutt. See on nüüd jällegi kuskilt mujalt, ehk siis üle-euroopaliste struktuuride, Euroopa Komisjoni, von der Leyeni, süvariigi, sõjapartei poolt edendatud jutupunkt, mida siin käiakse välja, justkui see oleks Eesti Vabariigile oluline asi või Eesti Vabariigi enda otsus. Rääkimata rohepöördest loomulikult, et see on ülemaailmne ja üle-euroopaline ideoloogia, mida Eestisse maha müüakse ja täpselt samamoodi see ideoloogia on omaks võetud küüniliselt tänaste asevalitsejate poolt, kes siis esiteks üritavad näidata oma truudust keskvõimule, liidu keskvõimule ja Euroopa Komisjonile sellega, et röövivad Eesti maksumaksjatelt raha ja suunavad need omaenda erakondadega vahetus läheduses ja kontaktis olevate väikese ärimeeste grupile, kes saaksid siis maksuraha eest põhimõtteliselt püsti panna tuuleturbiinipargid. Niimoodi, et kui need plaanid kõik teostada, siis ei jääks Eestis vaated peaaegu ühtegi kohta, kus kas maalt või merelt vaadates ei oleks näha tuuleturbiini pöörlemas. Nii et isegi kui te olete kõrini saanud kõigest sellest, mis toimub linnas, ei oleks teil isegi Eesti maal enam kuhugi ära pöörduda ja vaikselt omaette olla, vaid ka seal kuskil vuhiseks suur tiivik teie selja taga. Seenemetsas enam-vähem samuti. Nii et need on need plaanid, aga selle nagu üheks peamiseks ühisnimetajaks nendele plaanidele on just nimelt see, et need tulevad kuskilt mujalt, need on otsustatud mujal ja nende plaanide teostumise mehhanismid täpselt samamoodi on otsustatud mujal. Ja meie asehaldurite seltskond, kes peab ennast Eesti riigi valitsejateks ja justkui müüb ennast iseseisva riigimeeste ja poliitikutena, lihtsalt teostavad kuskilt mujalt üleriiklikelt organisatsioonidest ja nendest ideoloogiatest lähtuvat plaani. Ehk siis lühidalt öeldes, kui Eesti riik oleks iseseisev riik, siis ta võiks saata kuu peale kõik need ideoloogiad, millele need riisumisskeemid rajanevad. Olgu siin koroonavaktsiinide tasandil, olgu
kõikvõimaliku sõjahüsteeria tasandil, rakendades sõjahüsteeria asemel hoopistükkis head diplomaatilist lähenemist, pragmaatilist lähenemist, sõltumatut lähenemist, kaasa arvatud Venemaaga, aga miks mitte ka USA-ga suheldes, mitte käitudes nagu teismeline hüsteeriline tüdruk, trampides jalgu kord Venemaa suunal, kord USA suunal, nii nagu meie poliitiline eliit tundub tegevat. Ja rääkimata rohepöördest loomulikult, mis täiesti minema visata ja öelda, et see on kõlbmatu ideoloogia, me ei kavatse oma praeguses energeetilises olukorras sellist asja hakata teostama. Meil on omal endal põlevkivi, millest me kavatseme luua energiat, elektrienergiat ja mis on odav ja tõhus vahend, et meie majanduskeskkonda toita. Et tõesti, iseseisvuse kadu on see, mis minu arvates võtab kokku kogu selle olukorra. See vist oli Tucker Carlsoni saates, ma ei mäleta, kes seal oli, aga tuli jutuks Kaja Kallas, kes on praegu siis teatavasti Euroopa Liidu kõrge välisesindaja ja julgeolekupoliitika esindaja või kuidas see tema titulatuur täpselt on. Ja nüüd on olnud natuke aega Kaja Kallasel ennast ka maailmale tutvustada, et enne ta oli selline hull Eesti peaminister, kes muudkui sõimas Venemaad kogu aeg ja õhutas siin sõda takka, aga nüüd ta üritab seda teha siis juba palju kõrgemal ametipostil ja olles siis pälvinud tähelepanu ka Ameerika Ühendriikides. Ameerika Ühendriikide välisminister Marco Rubio jättis ta ukse taha, ei võtnud teda vastu, väidetavalt siis selle tõttu, et Kaja Kallas oli siis pärast Donald Trumpi ja asepresident Vance'i kohtumist Ukraina presidendi Zelenskiga siis seda nii-öelda kurikuulsat Valge Maja ovaalkabineti intsidenti, siis sotsiaalmeedias andnud teada, et nüüd vaba maailm vajab uut liidrit. Ühesõnaga, et Kallas käitus nii, et ta nagu vabastas Ameerika Ühendriikide presidendi vaba maailma liidri koha pealt, kuulutas välja uue liidri otsingud ja siis pärast seda sõitis USA-sse ja loomulikult teda seal ei soovitud temaga kohtuda. Ja siis Tucker Carlson kellegagi, kelle nimi mulle praegu meelde ei tule, arutas siis selle üle, et see tüdruk Eestist, nagu ta ütles, that girl from Estonia, see tüdruk Eestist on siis ilmselt saadaks inimesi surma ilma silmagi pilgutamata. See ei ole täpne tsitaat, aga ma mälu järgi seda lauset tsiteerin, hiljem võib seda ju täpsustada vajaduse korral. Aga ühesõnaga, et Kaja Kallas on siis nagu muutunud eestlaste rahvusvaheliseks näoks, kes siis tegelikult ju on just nimelt selle sama globalistliku eliidi selline, ma ütleksin köögitüdruk. Keegi, kes teeb seda musta tööd või seda lihtsat tööd, karjub, õiendab, õhutab intriige, õhutab mingeid vastuolusid, näitab näpuga, samal ajal kui tähtsad tegelased hoiavad varju ja langetavad oma otsuseid nii-öelda täiskasvanute toas, aga temasugusel siis lastakse lärmata. Aga ma tahaksin tegelikult korraks veel tulla tagasi selle saate alguses mainitud Püha Augustinuse tsitaadi juurde, kus ta siis ütles niimoodi, või küsis niimoodi, et mis muud on riigid lahus õiglusest, kui vaid suured röövlijõugud. Et tegelikult sellel küsimusel maksab peatuda või selle üle maksab mõtiskleda ja just nimelt selles võtmes, et mis siis tegelikult üldse riigi ülesanne on. Meil on Eesti riik ja loomulikult selle riigi alused, väärtused, millele ta on rajatud, selle riigi mõte ja eesmärk, kõik see on põhiseadusesse kirja pandud. Me peame mõtlema selle üle, et milleks meile see riik üldse on loodud, miks Eesti Vabariik eksisteerib, mille jaoks, sest me võiksime ju väikese rahvana olla osa mingisugusest suuremast ühendusest. Oleme sajandeid kuulunud Vene keisririiki, oleme enne seda olnud Rootsi kuningriigi all,
osaliselt Taani kuningriigi all. Siin on olnud teisi võime ja valitsusi veel kaugemas ajaloos. 20. sajandil pärast esimest maailmasõda saime oma riikluse, mis kestis paarkümmend aastat, siis oli Nõukogude okupatsioon, pool sajandit, siis ütleme laias laastus seal võib-olla 13 aastat või umbes niimoodi suhteliselt iseseisvat olemist ja nüüd oleme siis Euroopa Liidus. Et mis siis on see, mis tegelikult õigustab selle oma riikluse olemasolu? Kui Augustinus räägib õiglusest, siis kahtlemata kuulub selle õigluse kontseptsiooni juurde see, et riik on loodud teatud oluliste hüvede tagamiseks tervele ühiskonnale. Ja kõik need röövellikud riisumiskeemid, mille on välja mõelnud globalistlik ladvik, sageli ilma näota ja ilma nimeta ladvik, kes saab kokku, no ma ei tea, Bilderbergi klubis või Maailma Majandusfoorumi koosolekutel Davosis või kus iganes, võib-olla veelgi salastatumates ja kitsamates kohtades, mis ei ole meile teada, et see ei lähtu ju kuidagi Eesti rahva huvidest ja ei ole mitte mingil moel vastutav meie rahva eest, et kui meie riigiga on asjad nii, et me olemegi, põhimõtteliselt teeme suuremale mõisale mingisugust kupja tööd või ka aidamehe ja kiltri tööd, pakume sellist nii-öelda teenust, siis meie poliitilised juhid pakuvad siis suurematele võimukeskustele sellist asehalduri teenust, et siis ei lähe ju mitte kuidagi kokku õigluse põhimõttega, nii nagu Augustinus sellest räägib, mis siis tegelikult devalveerib riigivõimu tähendust ja muudab ta minu meelest ikkagi täiesti selgelt mittelegitiimseks. Et kui Eesti riigi olemasolu on vajalik üksnes selleks, et seda rahvast üha rohkem maksustada, et seda rahvast üha rohkem riisuda, talt välja pressida ressursse ja suunata need kuhugi mujale kellegi teise teenistusse mingite teadmata jõudude huvide edendamiseks, siis see ei ole enam see riik, millele me kodanikena oleme kunagi, kes osales põhiseaduse rahvahääletusel 90ndate alguses, et kes on siis andnud nagu mandaadi sellist riiki uuesti luua ja sellist riiki pidada. Et see on väga tõsine mõttekoht ja see muidugi viib ka nende mõtete juurde, millest meil oli kavatsus ka rääkida tänases saates. Nimelt, et mulle tundub üha rohkem ja rohkem, et suur hulk inimesi meie seas, ma ei oska seda protsenti või osakaalu ühiskonnas öelda, aga mul on jäänud paljudest kirjutistest ja väljaütlemistest ja kommentaaridest selline mulje, et inimesed tegelikult ongi juba leppinud selle suveräänsuse ja iseseisvuse kaotamise mõttega. Ja nad õigustavad seda sellega, et kui me oma iseseisvusest ei loobu globalistliku ladviku kasuks ja ei anna seda ära läände või loobu sellest lääne suunal, et siis me tegelikult kaotame selle nagunii Venemaale, kes siis oma imperialistlikest ambitsioonidest lähtuvalt võiks siis tulla ja meid ära vallutada. Ja parem on siis ikkagi loobuda iseseisvusest ja iseolemisest lääne kasuks, et mitte seda loovutada ja ilma jääda sellest Venemaa kasuks. Et see on nagu see mingisugune kas sõnastatud või siis ka ebamäärane selline arvestus, mis paljude inimeste mõtetes on hakanud tekkima ja hakanud esile tulema. Ja samal ajal, kui nüüd mõelda sellele nii-öelda võidurelvastumisele Venemaaga, et alles nüüd Kaja Kallas andis ühe intervjuu, oli see ERR-is vist, kus ta siis kurtis, et jah, et Euroopa riigid ei ole nii väga valmid seda suurt ühist kaitselaenu võtma, eks ole, et Euroopas on tegelikult ohuhinnangud Venemaa suhtes ju ka seinast seina, et Portugal või Hispaania vaatavad asjal ju hoopis teistmoodi kui Poola või Baltikum. Et jah, et Kaja Kallas siis kurtis, et ei olda nii väga selle kaitselaenuga, ühise laenuga nii väga nõus,
see puudutas vist seda 800 miljardit. Ja veel juhtis Kaja Kallas tähelepanu sellele, et Venemaa kulutab praegu oma kaitsele, riigikaitsele siis eelarvest 40%, mis siis kujutab endast olulist ähvardust Euroopa riikidele, kes siis ammugi nii kõrgele oma kaitsekulutustega jõudnud ei ole. Ja siis nagu Kallase meelest see siis teenib seda nii-öelda võidurelvastumise argumenti või toetab seda loogikat, et ka Euroopa peab rohkem pühendama. Aga kui ma nüüd samas jälle mõtlen selle peale, kuidas Eesti poliitikud on käitunud, igal võimalikul juhtumil norides Venemaaga tüli, nõudes üha uusi ja uusi sanktsioone ja muid selliseid Venemaad selgelt piiravaid aktsioone, et mis kasu on meil siis lõpuks kogu sellest võidurelvastumisest, kui me ise poliitilisel tasandil ja diplomaatilisel tasandil oleme suutnud piiririigina ja pealegi väga väikese piiririigina suhted ikkagi panna sellisesse seisu, et ühel hetkel Venemaa võibki ju esitada küsimuse, et aga miks me peame taluma oma piiri lähedal 3 sellist väikest sõda õhutavat ja väga vaenulikult meisse suhtuvat riiki ja nägema neis iseseisvaid riike, et kui me saaksime tegelikult selle territooriumi hoopis oma kontrolli alla võtta ja laiendada siis Venemaa piire ka Baltikumis Läänemere kallasteni. Et me tegelikult ju ise teeme tühjaks kogu selle relvastumise poliitika sellega, et me õhutame pingeid ja valame nii-öelda õli tulle juurde. Et ma saan aru, et see võib olla väga paljudele inimestele selline psühholoogiliselt nagu sobiv käitumine, et me paneme nüüd Venemaa paika. Me absoluutselt ei nõustu ei Vene imperialismiga ega sellega, mis ta seal Ukrainas teeb või ülbitsemisega oma naabrite kallal ja ma saan nagu inimlikult sellest psühholoogilisest hoiakust aru. Et eks me mäletame ju kõik, vähemasti vanemad inimesed mäletavad nõukogudeaegset olukorda ja venekeelsete inimeste või osade inimeste sellist ülbet hoiakut ja ka sellise Vene imperialistliku võimu täiesti hoolimatut käitumist, täiesti hoolimatut suhtumist inimeludesse ja inimlikesse väärtustesse, nagu me nendega läänes oleme harjunud. Kõik see on arusaadav, aga täiesti irratsionaalne on eestlastena või baltlastena üldse siin Venemaa piiri ääres sellist sõda ja vastuseisu ja sellist Vene vastasust õhutada, teades, et tegelikult meil ei ole praegu ega lähitulevikus piisavalt relvastust ega üldse piisavalt võimekust mingisugustele sammudele, mida Venemaa võiks siis meie suhtes astuda, midagi vastu panna. Et me oleme tegutsenud siin jällegi mingisuguste kõrgemate ja kaugemate globalistlike jõudude ruuporina, viies ellu kellegi teise poliitikat, kellegi teise huvides. Ma isegi ei oska öelda, nüüd on Ameerika Ühendriikides võim vahetunud, on uus administratsioon, seal enam ei olda sellisest poliitikast huvitatud, me võime siis nimetada seda rahvusvahelise sõjapartei poliitikaks. Nad ei ole seal huvitatud sellest. Euroopas on mingitel põhjustel see sõjapartei veel nii-öelda ametliku joone kujundaja, ehkki ka Euroopas tuleb juba üsna erinevaid signaale ja paljud riigid on tegelikult ka sellest Ukraina konfliktist väsinud ja sooviks mingisugust kokkulepet Venemaaga ja mingisugust lahendust sellele olukorrale. Aga nüüd meie põrutame edasi, eriti võttes arvesse, et me oleme täiesti kaitsetu väike piiririik, kes tegelikult, kui Venemaa seda tahab, midagi ette võtta Euroopa vastu, et siis meie oleme ju esimesed, kelle suhtes ta midagi teha võib, sest siin on tal nagu kõige lihtsam üldse midagi sõjaliselt või ka poliitiliselt ette võtta, et meie vastupanuvõime on lihtsalt sedavõrd väike. Nii et siin me näeme, kuidas tegelikult
me oleme oma iseseisvusest loobumisega ja praegu ka siis üha minu meelest süveneva hoiakuga, et polegi vaja seda iseseisvust, mis me sellega ikka teeme. Et oleme siis parem, nagu ma nägin ühte kommentaari Postimehes, et meie tulevik on Euroopa Ühendriigid. Et tore on küll oma talu ees parmupilli mängida, aga vaat ikkagi Venemaa ohtu silmas pidades meie tulevik on Euroopa Ühendriigid, föderaliseeruv Euroopa ja on selge, et Euroopa võimud Brüssel on kasutanud igat kriisi, olgu see koroonakriis või ka siis see väidetav kliimakriis ja nüüd ka siis see sõja olukord siin on kasutanud igat kriisi selleks, et võimu rohkem enda kätesse koondada, rahvusriikidele vähem jätta, oma otsustusõigust suurendada ja ma näen, et kallite rahvuskaaslaste seas tegelikult see mõtteviis leiab heakskiitu. Ma ei tea, kuidas küsitlustes ja uuringutes asi välja paistaks, aga ma näen mingitest kommentaaridest, et tõepoolest inimesed on valmis loobuma oma riigist ja iseseisvusest selle nimel, et me siis oleksime nagu kellegi suurema kaitse all, elame siis selle teise väärtuste järgi, loomulikult Vene väärtusi ja sellist Vene imperialismi me siia ei taha, aga me lepime siis sakslaste, prantslaste, võib-olla ka ameeriklaste sellise suurriikliku ja šovinistliku ja imperialistliku hoiakuga, et see nagu sobib meile kuidagi paremini, aga kindlasti ei ole see kooskõlas meie põhiseadusega. Ja kui Kaja Kallase positsiooni kommenteerida natukene, siis tõepoolest siin oli alles hiljuti Frankfurter Allgemeine Zeitungi artikkel, mis sedastas väga selgelt, et Kallasel ei lähe uues ametis hästi ja kirjutas, millised on tema peamised vastuolud ning tegelikult see artikkel, kuigi mitte otseselt, siis kaudselt annab mõista seda, et Kallas väga kaua oma ametis ei püsi, sellepärast et ta on suutnud välja vihastada ka Euroopa lõuna riigid. Ja kui me nüüd vaatame seda, et milline on see Venemaa paanika kraadiklaas tegelikult Euroopas, siis selge on see, et siin Venemaa piiriäärsetes riikides nagu Baltikumis ja Poolas on see kõvasti kõrgem. Aga kui me läheme Itaaliasse, Hispaaniasse, Portugalisse, tegelikult ka Prantsusmaale, siis need riigid ei saa üleüldse aru sellest, et mida me siin nüüd ikkagi ajame. Ja nad on täiesti selgelt, nad ei näe Venemaas üleüldse sellist ohtu nagu siin Baltikum, Poola ja teised piiriäärsed riigid, välja arvatud ehk Ungari ja Ungari praegune valitsus, mis tõsi ei piirne Venemaaga. Aga siiski see olukord on nagu väga huvitav, et kui me nüüd Euroopa välisesindajaks on pandud selline nägu, nagu sa ütlesid, köögitüdruk, kes tuleb ja toob selle Baltikumi hüsteeria Euroopa selliseks ametlikuks jutupunktiks niimoodi, siis on väga paljud Euroopa riigid, kes sellega üleüldse ei nõustu ja ei kavatse tegelikult alluda sellele tohutule laenupaketile, 800 miljardi laenupaketile, seepärast, et nad ei näe selleks üldse mingisugust otsest vajadust. Ja ma arvan ka, et Kallas oma praeguse poliitikaga, et olles seda Vene kaarti harjunud taguma siin Eesti väikeses Riigikogu opositsiooni ees ülbitsedes, siis Euroopas tal see niivõrd kergesti läbi ei lähe ja kui vaadata, kuidas kommenteeritakse seda nii sotsiaalmeedias kui ka sa mainisid juba tegelikult USA meedias, siis USA positsioon on olnud väga selge ja teatavas mõttes pretsedenditu Euroopa suhtes, et kutsud Kaja Kallase USA-sse ja tegelikult jätata ukse taha, see kõneleb väga selgelt keelt, et milline on tegelikult ikkagi USA praeguse administratsiooni, kaasa arvatud sealse välisministri Marco Rubio suhtumine Kaja Kallasesse. Ja üldse Euroopa bürokraatlikku eliiti, mida ei ole valitud sinna, vaid määratud omavaheliste sobingute kaudu. Aga kui me räägime sellest, millest sa ka oma repliiki alustasid ja mis on tegelikult väga oluline nii filosoofiliselt kui ka moraalselt sellele, millele viitab Püha Augustinus,
oma selles tsitaadis, siis see õigluse põhimõte on täiesti keskse tähtsusega riikliku eksistentsi juures. Ja tegelikult õigluse põhimõtte juurde kuulub filosoofilise transcendentaalina, ehk siis sellised asjad, mis kuuluvad kokku metafüüsika järgi, eelkõige Aquino Thomase metafüüsika järgi, kuulub ka tõde. Õigluse juurde kuulub paratamatult tõde ja meie tänast poliitilist eliiti tegelikult iseloomustab selle tõe täielik eitamine. Et kui me räägime iseseisvast riigist ja räägime see Eesti riigi positsioonist praegu suhtes iseseisvuse ideaaliga, siis me tegelikult ju näeme, et meie tänane poliitiline eliit lihtsalt valetab, ta etendab Eesti iseseisvust. Ja ta räägib kogu aeg sellest, kuidas me oleme iseseisev riik, kuidas meil lehvib sinimustvalge seal Pika Hermanni tornis. Aga tegelikult ju kõik otsused ei ole iseseisvale riigile kohased. Ehk siis riigivõim habituaalselt, harjumuslikult valetab kõikidele oma kodanikele. Ta etendab ja näitleb iseseisvat riiki. Ja ma saaks veel aru sellest, et kui tõepoolest riigivõim läheneb sellele positsioonile ja avalikult ka tunnistab tõeselt, et nii, et me oleme jõudnud tulemuseni, et me peame liituma Euroopa Ühendriikidega, me ei ole iseseisev riik, me peame muutma Eesti põhiseadust vastavaks sellele ideaalile ja me peame tunnistama, et me iseseisva riigina hakkama ei saa, sellepärast et meil puuduvad iseseisvale riigile olevad eeldused, meid juhitakse kõrgemalt, need ideoloogiad, mis siin on kehtestatud nagu rohepööre või miks mitte ka revolutsiooniline ideoloogia, perekonnavaenulik ideoloogia, need pärinevad mujalt ja tegelikult ongi hea, kui Eesti võtab need omaks mujalt ning me peame selle iseseisvuse illusiooni siin nüüd ära lõpetama, selge. Aga nagu ma ütlesin, meil tegelikult toimub vastupidine, meil toimub selline klammerdumine selle iseseisvuse illusiooni külge ja selle igakülgne toitmine kogu aeg. Vabariigi aastapäevadel ja laulupidudel ja teistel sündmustel, nii nagu Eesti oleks iseseisev riik, kõik otsused aga tegelikult tehakse hoopis teistel alustel ja sestap need iseseisvuse sellised tseremoniaalsed ilmingud on minu jaoks alati juba pikemat aega olnud täiesti võltsid. Et kui me vaatame, kuhu Eesti riik on teel, siis Eesti riik on teel ju hävingu poole. Me oleme kõikide kategooriate kaudu teel hävingu poole, näiteks moraalselt. Me oleme kaotanud ära selged moraalsed orientiirid ja ma tulen tagasi selle juurde, et näiteks valetamine ja vassimine on saanud mitte lihtsalt poliitika tegemise osaks, vaid on teatavas mõttes saanud poliitika tegemise eelduseks, et üleüldse poliitikat teha. Need ei ole enam lihtsalt sellised osised, vaid need on eeldused. Poliitik on see, kes valetab rahvale näkku. Nii enne valimisi, peale valimisi, kui siis jälle uuesti, vahetult enne valimisi. Me oleme hävinguteel demograafiliselt, eestlasi sünnib vähem kui kunagi sündimise statistika mõõtmise ajaloo jooksul. Me oleme hävinguteel kultuuriliselt, meid valitseb selline hedonistlik revolutsiooniline kultuur, mis tegelikult ei toeta iseseisva riigi pidamist, mis vastupidi lõhub kõiki neid ideaale, millele iseseisev riik rajaneb. Ja me oleme lõppkokkuvõttes ju hävinguteel ka materiaalselt ja majanduslikult, et nüüd siis selle riisumise skeemidega, nende riisumisskeemidega, mida siin on mainitud saate algusest peale, koroona riisumine, siis rohepööre, Rail Baltic, sõja õhutamine ja kaitsekulude tõstmine, raha suunamine miljardites relvakorporatsioonidele, küll kodumaistele, küll välismaistele. Ja me oleme tegelikult ka materiaalselt, majanduslikult laostunud. Nii et see pilt, mis tegelikult vaatab vastu, on väga, väga tõsine.
väga tõsine. Ja tegelikult, kui rääkida sellest, et millise positsiooni on võtnud nagu Eesti avalikkus, Eesti poliitiline eliit või Vladvik ja Eesti rahvas tervikuna, siis siin minu arvates nagu tuleb küsida üks väga oluline küsimus, et ja me näeme, et tegelikult sellele küsimusele on 2 erinevat vastust, et mis on Eestile kõige suurem oht. Kas Eestile kõige suurem oht on ja kujutab meile kõige suuremat ohtu Venemaa imperialism või selline revolutsiooniline ja globalistlik lääs? Ja vastavalt sellele, kuidas tegelikult ka rahvuslased sellele küsimusele vastavad, sõltub paljuski ka see poliitika või see suund, kuhu ollakse valmis minema. Kui öeldakse, et Eesti peamiseks ohuks on Venemaa imperialism, siis me näeme juba seda, kuidas ka Eesti rahvuslased on valmis ühte heitma lääne revolutsioonilise globalistliku establishmendiga kõikide nende poliitikate ja revolutsiooniliste algatustega, mida seal on tehtud, kaasa arvatud iseseisvuse kaotamisega, kaasa arvatud kõikide nende riisumiskeemidega, kaasa arvatud perekonna hävitamisega, kaasa arvatud soo identiteedi hägustumisega, kaasa arvatud kõige sellise moraalse lagaga. Peaasi, et ei satutaks Venemaa imperialismi alla või Venemaa võimu alla, Venemaa imperialismi ohvriks. Ja see on tegelikult eksistentsiaalne küsimus, et kas, kuidas seda peamist ohtu nähakse. Mina isiklikult näen Eestile kõige suuremaks ohuks olevat revolutsioonilist ja globalistlikku läänt, sellepärast et see korrumpeerib Eesti iseolemise täielikult, et kui tõsi, ma näen osaliselt ohuks ka Venemaa teatavat imperialismi, aga ma arvan, et seda on võimalik oskusliku diplomaatiaga lahendada või vähemalt võimaldada sellist olukorda, et Venemaale mitte anda põhjuseid, lisapõhjuseid siia tulekuks ja Eesti või Baltikumi annekteerimiseks. Aga selline korrosiivne, hedonistlik ja antikultuuriline, revolutsiooniline laga on see, mis hävitab hinge. Ja kui hävitatakse hing, siis hävib rahvas selle tagajärjel ühel või teisel viisil niikuinii. Ja mis kõige hullem kogu selle asja juures on see, et rahvas hävib teatavas mõttes niimoodi, et ta tantsib, laulab, joob ja pidutseb selle hävingu käigus. Niimoodi, et ta tunneb, et tal on tegelikult väga tore ja lõbus olla. Aga tegelikult me saame aru, et lapsi ei sünni, me saame aru, et perekonnad lagunevad, me saame aru, et identiteet laguneb, me saame aru, et moraaliprintsiibid, millele kogu rahva ja riigi iseolemine rajaneb, lagunevad. Ja enam ei leidu neid inimesi, kes oleks valmis seda rahvast ja riiki üles ehitama, sellepärast et me vaatame ükskõik kus kohal ümber ja näeme lihtsalt ainult moraalset laga. See on see tulevik, mis meile vaatab vastu, kui me laseme lääne revolutsioonilisel kultuuril oma hinge seest ära süüa. Ja sellele järgneb paratamatult häving. Ma olen sinuga absoluutselt nõus ja olen ka ise nende asjade üle niimoodi mõelnud, et me tegelikult ju elasime üle Nõukogude okupatsiooni. Tohutud kaotused olid, inimesi küüditati teise maailmasõja ajal lahingutes, sõjategevuse käigus hukkus palju inimesi ja oli väga palju erinevaid negatiivseid nähtusi, aga me tulime rahvana sellest välja. Me saime uue võimaluse luua oma riik või taastada oma riiklik iseolemine ja olla ise oma elu peremeesteks, loomulikult kindlal vundamendil, kindlal moraalsel alusel. Ja nüüd me näeme, kus me tegelikult rahvana oleme nagu need asjad kuidagi sujuvalt kõrvale jätnud või hüljanud, oleme eelistanud materiaalset heaolu
sellisele tõsisemale moraalsele vundamendile ja siin tulekski meenutada Jeesuse sõnu, mis mulle tulid enne meelde, kui sa rääkisid sellest, et me võime ühelt poolt, eks ole, jääda Venemaa imperialismi kätte, aga teiselt poolt, kui me läheme kaasa praeguse lääne revolutsioonilise ideoloogiaga, siis me kaotame oma hinge. Ja Jeesus on öelnud nimelt evangeeliumis nii, et ärge kartke seda, kes võib teid tappa, kartke seda, kes võib teie hinge põrgusse saata. Ja minu jaoks on ka just nimelt see olnud selliseks juhiseks, juhtnööriks, kuidas mõista meie rahva olukorda selles geopoliitilises situatsioonis, kus me asume ida ja lääne vahel, olles traditsiooniliselt kuulunud lääne kultuuri, praegudki kuulume ja kus me peame siis väikerahvana seal manööverdama suuremate naabrite, suuremate võimukeskuste omavahelises pingeväljas. Et kui me kardame saada või jääda agressiooni alla ja saada naabri poolt jõuga üle võetud ja me ei karda seda ideoloogiat, revolutsioonilist ideoloogiat, mis tuleb läänest ja mis tegelikult lammutab meid palju kindlamini, siis minu meelest, kui ma need kaalukausile asetan, siis ma näen, et see, mis tuleb läänest, on palju suurem oht, sest me kaotame seda omaks võttes ja vastu võttes oma hinge ja kui me oma hinge kaotame, siis ei ole ka tegelikult sellel eksistentsil kuigi palju mõtet. Et loomulikult minu ideaaliks on iseseisev Eesti riik, esindan seda põlvkonda, kes oli laulva revolutsiooni ja taas iseseisvumiseni viinud sündmuste pealtnägijaks, tunnistajaks, ka teatud mõttes osavõtjaks ja sellepärast tollased ideaalid ja väärtused on minu jaoks hästi olulised. Ma ei taha siia mingeid võõraid võime meie elu käskima ja suunama. Ma tahaksin, et me ka rahvana väärtustaksime ise olemist ja mõistaksime, mis on selle väärtus ja sellepärast ei ole mulle vastuvõetav ka suund Euroopa Ühendriikidesse või mis tahes globalistlikesse või imperialistlikesse keskustesse või nende alluvusse anda ja see on lõppkokkuvõttes sõltub ju meie rahvast, mis saab olema meie riigi ja ka rahva enda tulevik. Et kui inimesed otsustavad mingisuguse hirmu või ka siis mingisuguse himu ajel loobuda iseseisvusest ja anda ennast lääne revolutsionääride võimu ja armu alla, siis me tegelikult oleme oma enda eksistentsile ju sellele surmaotsusele meie eksistentsi suhtes ise nõusoleku andnud ja sellele alla kirjutanud ja ma ei näe, et kuidas see võiks olla siis nagu parem lahendus sellest, mida me siis öeldavasti nii väga kardame. Nii et ma arvan, et me rahvana peaksime mõtlema nende küsimuste üle palju tõsisemalt järgi ja ka realiseerima seda siis nendel kordadel, kus me rahvana valijatena saame tõesti kaasa rääkida valimistel või ka muudes olukordades, mis meile avanevad, et mõjutada meie poliitilist ladvikut selles suunas, et nad võtaksid arvesse tegelikult kõiki neid olulisi õigeid printsiipe ja seisaksid meie rahvuslike huvide eest, meie riiklike huvide eest, kogu rahva huvide eest ja mitte ainult oma või mingite välismaiste ringkondade kitsaste huvide eest. Ja, korduvalt oleme öelnud ja rääkinud sellest, et iseseisvuse eelduseks on vaimne iseseisvus. Iseseisvusel on vaimsed ja moraalsed vundamendid. Neid kas on või ei ole, kas omandatakse või ei omandata ja kui neid ei omandata, siis on iseseisvus tegelikult võimatu. Aga ma loodan, et Eesti rahval läheb kõik hästi ja lõpuks need vaimsed vundamendid ikkagi omandatakse. Aitäh sulle, Veiko, selle saate eest ja selle kaasamõtistluse eest siin. Aitäh kutsumast!
selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade, nagu ikka, siin olid mikrofonide juures Markus Järvi ja Veiko Vihuri, tänan teid kuulamast ja meie oleme juba järgmiste teemadega eetris järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.